Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja kaardistab töökeskkonnas esinevaid ohte ning rakendab vajalikke abinõusid. Seda seadusest tulenevat kohustust on nüüd võimalik mugavalt läbi viia Tööinspektsiooni iseteeninduses. Uus digitaalne abivahend on eriti sobiv just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele. Riskianalüüsi koostamine on jagatud 2 etappi. Esimeses etapis pakub tööriist sinu ettevõtluse tüübist lähtuvalt välja kõige tõenäolisemad ohud ning neile vastavalt abinõud, mida võiks rakendada. Sul tuleb lihtsalt otsustada, kas need sinu ettevõttes esinevad ja mida on juba rakendatud. Teises ehk tegevuskava koostamise etapis koondab tööriist eelpool kaardistatud ohud ja abinõud, millega on vaja tegeleda. Tuleb kirjeldada abinõude sisu või põhjendada, kui neid hetkel ei rakendata. Tegevuskava saab täiendada ning see jääb sinu mugavaks abimeheks, millega töökeskkonna teemadel pilku peal hoida. Iseteeninduse riskianalüüsi süsteem on paindlik ja turvaline. Sisestatud andmeid saab kasutada mitme riskianalüüsi läbiviimiseks ning seda ei näe võõrad silmad. Tundub mõistlik. Vaatame siis lähemalt. Riskianalüüsi alustamiseks tuleb sisse logida Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda iseteenindus.ti.ee. Töölaua vasakult menüüribalt leiad riskianalüüsi ikooni ning sellele vajutades saadki alustada uue riskianalüüsi koostamist. Et süsteem saaks välja pakkuda just sinu ettevõttega sobivad lähteandmed, tuleb kõigepealt määrata ettevõtluse tüüp. Sobiva ettevõtluse tüübi saad valida rippmenüüst või avada ülevaate käsklusega Vaata kõiki. Koostada saab mitu riskianalüüsi, vajadusel ka erinevate tegevusalade jaoks ning panna neile sobivad nimetused. Kui sobiv ettevõtluse tüüp aga valikust veel puudub, võta meiega julgesti ühendust. Nüüd pakub süsteem välja enam levinud ohud ning sinu hinnata jääb, kas need sinu ettevõttes esinevad ja lisatähelepanu vajavad. Süsteemis tuleb hinnata kõiki 7 liiki ohte. Loomulikult saad ohte ise juurde lisada. Kollane küsimärk tähendab, et mõne ohu või ohu juures oleva abinõu osas on hinnang veel andmata ning edasi saad liikuda, kui kõikide ees on roheline linnuke. Kui hindamisel märgid, et konkreetne oht võib esineda, pakub süsteem välja nende maandamiseks ka kõige tõenäolisemad abinõud. Seega valides abinõu rakendamise kohta jah, otsustad, et vastav abinõu on juba kasutusel ning selles osas on kõik korras. Vastates ei, ilmub see abinõu töölauale edasiseks tegelemiseks teises tegevuskava etapis. Loomulikult saad sobivaid abinõusid ise juurde lisada. Nüüd vaata kõik hinnatud ohud veel kord üle, et oleksid andnud korrektsed hinnangud ning ei esineks kollaseid küsimärke. Kui oled kõik ohud ja võimalikud abinõud nende maandamiseks ära hinnanud, teeb süsteem kokkuvõtte. Peale kinnita ja jätka nupuvajutust ei ole riskianalüüsi esimese etapi hinnangud enam muudetavad. Olemegi jõudnud tegevuskava koostamise juurde, kuhu ilmusid kõik abinõud, mis sinu ettevõttes veel rakendatud pole. Siin panemegi paika täpsemad plaanid ehk oleme jõudnud abinõude täpsema hindamise faasi. Abinõude puhul on 2 varianti, kas lisada need tegevuskavasse ja täpsemalt lahti kirjutada või otsustada, et selle konkreetse abinõu rakendamine ei ole ettevõttes vajalik. Ka viimasel juhul tuleb oma otsust põhjendada. Tegevuskavas saad märkida, mis tuleb täita esimesel võimalusel, määrata tähtajad ja vastutajad. Kui oled kõik tegevused täpsemalt ära kirjeldanud, näed kokkuvõtte alt, mitu neist oled lisanud tegevuskavasse ning kui paljut hetkel rakendada pole vaja. Nüüd olemegi tegevuskava kokkupanekuga valmis. Selle leiad menüü vasakult poolelt tegevuskava ikooni alt. Siit avaneb pilt, kus kõik tegevused on ülevaatlikult koos. Kui oled teinud mitu erinevat riskianalüüsi, kuvatakse siin kõik planeeritud tegevused. Kasutada saab ka filtrit ning vajadusel tegevusi lisada. Tubli töö! Oled loonud ülevaatliku pildi oma töökeskkonnast ja seda praktilise tööplaani vormis. Head kasutamist!